tragedy. I try not to lose what's left of me, but it's gone. Yeah, but we carry on, 'cause we are fine. Burning brightly, you and I. We light the sky when we ignite. Yeah, when we come alive. When we come alive. Stay Siin siis veel mõned klipid Eukla lähedalt Telegrami jaama juursest kaist, mis eelmisesse videosse jäid lisamata, kuid siiski on suhteliselt ilusa päikeseloojanguga. Samal õhtul liikusime edasi Euklast Nullarbori rahvuspargi lõuna äärde. Ööbisime Kaljul ja hommikul avales seal ilus vaade kaugustesse ning käisime ja kaesime peale hommikusööki ka Kaljud ära. Peale Kalju peale uudistamist liikusime edasi sellisesse linna nagu Setuna, täiendasime toiduvarud, ostsime õlut ning kuna olime iga õhtu läinud siis peatuspaika alles pimedas ja teinud süüa pimedas, pannud telki üles pimedas, siis otsustasime seekord varasemalt õhtu lõpetada ja tähistada pika kõrbetee, nagu siin näha on, lõppu. Ja nii me siis telkisimegi, veebisime öö Setuna külje all ja järgmine päev otsustasin edasi minna mööda siis igas ilusaid lahtasid Port Lincolni poole, ehkki pärast mõtlesime, et see oli veits viga, aga seda hiljem. Siis üks ämblik, mis seal Setuna meie ööbimispäevi kõrval elas. Algne plaan oli siis minna kohta, mis oli kuulsust kogunud nimega Baird Bay, vaalade ja pingviinide ja muude nägemisel, olda siis kuulus, aga läksime hoopis Venus Bay'sse. Selfie-stick jäi maha, seega teeme video ihust. Ja maja tantsib jälle. Väga imelik seekord. Aga ega ei saagi kogu aeg ühte moodi. Mis selle koha nimi oli? Venus Bay. Siin on selle tee peal Port Lincolni on palju väikseid laekesi, kus on paljudes on selline ilus rohekas sinine vesi. Nagu siit näha. Ja jura. Aga see tundub siuke väga armas väike suvituskülakene olevat, mingid karavanipargid ja siin väike linna kõik otsas. Rannased liivased rannad. Ja siis nagu siit näha on ka kalalaevad, väiksed traalerid ja püütakse nendega kõvasti kala. Ka Venus Bay lõunaküljel ehk siis poolsaare lõunaküljel olid ilusad kaljud ja kaljude vahel eraldatud liivarannad. Ega neisse randadesse väga lihtne ligipääseda ei ole, aga päris mõnus oleks päris oma rannas üksi pikutada. Liikusime ilma suuremate peatusteta samal päeval edasi Port Lincolnisse, kus otsisime pesemiskohta, kuid ei leidnud. Veetsime öö kiiresti Fishery Bay's ehk siis vanade vaalaküttide vaalarasva lahtisulatamise koht. Järgmise päeva otsustasime veeta spaas ehk siis ujusime, saunatasime ning siis liikusime edasi põhja poole. Terve päev sõitsime ilma suuremate, või peale lõuna õigemini, sõitsime ilma suuremate pausideta ja jõudsime imelisse kohta, mille nimi oli Fitzgerald Bay ja hommikul ärgates avanes meile ilus vaatepilt. See siin tundub olevat Port Bonithoni poolsaar. Siin on selline tore rand, kus on kivid, punased
ja see rand on kuni sinnamaani, kus ma ei tea, kas video pealt näha on, aga sinnamaani, kus on puhtam liiv algab. Justkui oleks nagu öösel üle ujutanud või siis tõusude ja mõõnadega see vesi tõusnud. Taga on toredad puud, mis ära upuvad. Siuke rahulik, samas veits müstiline, mis iganes koht. Siin saavad lapsed lutsu visata, nagu näha. Kala peaks ka teoorias püüda saama, mingid väiksed kalad olid siin. Ja kes tahab, saab niisama vaadet nautida. Mingisugused künkad ja asjad seal tagant paistavad. Väga idülliline koht. Idyllic. Võiks olla see lamamistool, siis ma istuks siia vette, jalad vees ja lihtsalt... Peale selle väljaütlemist tuli Timol mõte, et aga meil on ju õhkmadratsid. Ajasimegi siis oma õhkmadratsid vette ja veetsime kõva tunni või nii vee peal ringi udjades. Enamus lahest oli väga madal ja kauguses oli näha mõõkvaalu või delfiine hüppamas. Hommik oli küll pikale veninud, kuid siiski sõudsime edasi põhja poole ja jõudsime Porto Augustasse. Porto Augusta on väike linn, mis on väravaks Outbacki ja Flindersi mäestikku. Siin siis pilt enne linna jõudmist. Porto Augustas püüdsime leida uusi rehve, kuna esirehvid olid väga halvasti kulunud Hondal ning siis liikusime edasi meie ainukese tööotsa poole Wakeris. Siin siis pilt läbi, milliste väljade me liikusime. Need olid siis korjatud viljaväljad, mida oli lõputult siin-seal. Kuna veetsime Porto Augustas nii mõne tunni rehve alt ära keerates ja autosid hooldades, siis läks meie Wakerisse saabumine üsna hilja peale. Järgmised päevad, ei mäletagi mis järjekorras, kulusid proovipäevale, vaidlustele, kus ja mida ning siis oli viimane õhtu koos, vist oli 12. päev. Ja järgmisel päeval siis tegime proovipäeva, vist oli nii, ja siis oli Timol aeg edasi liikuda ning esimene kambast oligi läinud. Ülejäänud aga jäid edasi apelsine korjama. Тракторист, блядь! Nii meie päevad möödusid puu otsas ja puu all, puu ümber apelsine korjades. Tundus, et aeg liikus aeglasemalt, aga kokkuvõttes tuli välja, olime seal ainult 3 nädalat. Kahjuks väga palju pilte ei teinud, kuigi mõne hetke päris ilusa sai pildile. Nii olid varased hommikud ja ilusad pealelõunad. Väga lahedad. Peale teist nädalat lahkusid Laura ja Marti ning meie läksime Adelaide'i kolmekesti asja uurima. Otsustasime, et oleme nädala veel ning siis tulgu mis tuleb, liigume uuesti Adelaide'i ja vaatame, mis elu toob. Sellel teisel korral Adelaide'i minnes peatusime väikses sedaani hotellis. Hey, really, are you feeling alright? And like this thing. Like pork. I call it showdown Yeah? because it's You get it, good? this size of town playing each other. Yeah. So they call it a showdown. Showdown, okay. I'll take another one of those red ones. You're gonna have a big head tomorrow. Yeah. I don't know who's gonna drive. We're about to bring the meals out. Oh, all right. Down the back. Yeah. Just if we're not there at time, then don't worry. No, actually, we're gonna be there. Did they not want the top? I told you those coming. I'm gonna stay with Crown. Nagu näha, jõime seal siis nii mõnedki õlled. Sõime suure laua taga prantslastega mingisuguse õhtusöögi ja siis läksime magama. Plaan prantslased aga läksid kas narkootikumide või alkoholi tõttu keset ööd hulluks ja sellest kuigi vaikne öö ei tulnud. Hommikul aga liikusime edasi Adelaide'i
kuhu oli võimalus teha pilti kohtadest, mis jäid pildistamata eelmisel minekul. Kahju on üldiselt selles, et ei teinud kogu selle apelsini aja jooksul piisavalt pilte ja samuti ka esimesel Adelaide'i reisil ei teinud pilti näiteks Stirlingu väikelinnast, kus ma intervjuul käisin Kokaametile. Ligi kuu peale reisi algust olimegi kolmekesti Adelaide'is, mina, Paul, Maja. Selle päeva seal veetsime kõik proovipäevi tehes, mina siis ukselt uksele heategevus müügitööl, kuid otsustasime siiski edasi liikuda. Paul ja Maja liikusid Laurale ja Martile järele Tocumwalli ning mina liikusin Port Augusta poole, kus ma sain tomatifarmist töö. Siin ma liigungi 10. mai varahommikul sinna poole. Reisi kokkuvõtteks ei jõudnud me nii kaugele, kui plaanisime, vaid lahkusime siis punkti H juures ja Joti juures lõplikult teistest. Siin on näha meie kogu reis Perthist kuni Adelaide'i ja sinine täpike paremas ääres umbes, kuhu me tegelikult plaanisime jõuda, kuid tegelikult oligi plaanis enne seda juba töö leida. Mis ma ikka oskan öelda? Eks ole reisil olnud igasuguseid tundeid, emotsioone, kuid lõpuks neid videosid läbi töötades on mul tugev tunne, et igatsen neid tüüpe ja võiks uuesti reisile minna.